Tere kõik head juturiiuli sõbrad. Mina loen teile täna Anti Saare kirjutatud raamatu Pärt ei oska saltot. See on selline vahva raamat, mille pildid on joonistanud ja mille on kujundanud Anna Ring ja selle on keele toimetanud selle raamatu Signe Kure. Anti Saar, Pärt ei oska saltot. Kui Kaisa kuulutas, et ma ei oska batuudil saltot hüpata, vastasin ma talle kõigepealt, et ise ta ei oska. Aga selle peale sirutas Kaisa käed laiali, andis jalgadega hoogu ja hüppas kõige puhtama salto, mida ma meie hoovis olen näinud. Siis mõtlesin ma minna ja Kaisale kolakat anda, aga seda ma ei saanud teha, sest Kaisa ema, kelle oma see batuut vist oli, kuigi ta ise sellel kunagi ei hüppanud, ja parem ongi, sest tema raskusele poleks see kindlasti vastu pidanud, oli meile kõigile, Kaisale ja Joosepile ja mulle selge sõnaga öelnud, et mitmekesi batuudile hüppama minna ei tohi. Ja vaevalt oleks Kaisa ema leppinud seletusega, et ma ei läinud batuudile hüppama, vaid tema tütrele kolakat andma. Siis tuli mulle meelde ema õpetus, et kui mõni tobu siin narrib, on kõige targem seda üldse mitte tähele panna. Ja ma tegin, nagu poleks Kaisa sõnu kuulnudki. Aga see oli väga raske, koguni võimatu, sest ma ju ometi olin neid sõnu kuulnud ja ükskõik, kuidas ma seda takistada püüdsin, hakkas mu lõug ikka värisema ja pisarad kippusid silma. Nii otsustasin ma nüüd, et Kaisale tuleb hoopis samaga vastata. Ja hakkasin kähku meenutama midagi, milles mina Kaisast kindlasti parem olen. Neid asju on ju vähemalt 1000. Ja ma hõikasin. Sina jälle ei oska Eesti hümni? Minul endal on Eesti hümn otsast lõpuni peas, sest ma vaatan koos Joosepiga Eesti jalkameeskonna mänge, mille alguses mehed seda alati laulavad, ning ma olin kindel, et Kaisa neid mänge ei vaata ega tea võib-olla sedagi, mis asi üks hümn on. Ja et nüüd hakkab hoopis temal lõug värisema ja tal ei tule enam mõttessegi mind narrida. Aga Kaisa ütles hoopis, päh, mis siis? Ma ei tahagi seda osata. Ja hüppas veel ühe salto. Sama puhta nagu eelmine. Nüüd sain ma juba vihaseks, sest oli näha, et Kaisa ei kavatse narrimist lõpetada. Ma panin käed kõrvadele ja hakkasin täiest kõrist Eesti hümni laulma. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa! Kisendasin ma üle terve hoovi ja mul olid tõesti kõik sõnad peas. Aga pärast seda, et su üle jumal valvaku, tuli ikkagi üks koht, mida ma enam hästi ei mäletanud ja ma pidin laulmise katkestama. Kui ma nüüd käed kõrvade pealt ära võtsin, kuulsin ma ka, et ka Kaisa ei pasunda enam, et Pärt ei oska saltot, vaid on alustanud uut laulukest. Pärdik-värdik kapsapea, matemaatikat ei tea. Ja seda ei võinud ma enam kannatada, sest matemaatikas olen ma Kaisast päris kindlasti kõvem. Ma tean isegi, mis on ruutjuur ja kui palju gramme on kilos. Ja isa ütleb, et minust võib kord isegi insener saada. Ma ei tea küll täpselt, mida insener teeb, aga see on raudselt etem elukutse kui näitleja, kelleks tahab hakata Kaisa. Nii et jah, nüüd oli mul tõesti põhjust kurjustada. Ma sain nii hirmus vihaseks, et see viha ei mahtunud minu sisse enam äragi. Sellest oleks jätkunud lausa mitmele minu suurusele poisile või tüdrukule. Ehk ega ma ju ei tea, kas jagatud viha on pool viha, nagu jagatud mure on pool muret, või on see hoopis kahekordne, nagu jagatud rõõm. Kuigi sellisel juhul oleks mul Kaisast lausa kahju olnud. Sest kui minu viha oleks mõne teise lapsega jagades kahekordistunud, siis ei oleks see vist ju enam ka meie kahe sisse ära mahtunud ja me kumbki oleksime pidanud seda veel 3. ja 4. poisi või tüdrukuga jagama, mille tulemusena oleks see nüüd juba 4-kordseks ja siis juba 8-kordseks kasvanud. Usu mind, sest ma olen matemaatikas maru tugev ja võiksin isa meelest juba 4. klassi minna.
aga kui mu viha oleks jagades mitmekordistunud, siis oleks Kaisa küll sellise kolaka saanud, et jube. Ja mul oleks temast kindlasti kahju hakanud. Nii et selles mõttes oli mul arukam oma suur viha ikkagi endale hoida, sest Kaisat haletsema ei tahtnud ma sel hetkel küll hakata. Ma tahtsin olla vihane ja Kaisale õpetust anda. Aga Kaisa muudkui hüppas batuudil ja ta vastikud peenikesed patsid hüppasid koos temaga üles alla ja muudkui hõiskas, et pärdik-värdik kapsapea matemaatikat ei tea. Ja ma ei saanud talle mitte kui midagi teha, sest tema ema oli ju mitmekesi hüppamis ära keelanud, kuna kõige rohkem õnnetusi olevat batuudil juhtunud just niimoodi, et 2 erineva kaaluga last lähevad koos hüppama ja see, kes on väiksem, jääb suuremale alla või põrkab temaga kokku ja saab haiget või viga või isegi surma. Ja see väiksem oleksin siis muidugi mina, kuigi ka Kaisa on 7-aastane ja läheb sügisel kooli. Aga ta on tõesti minust pikem ja paksem. Ehkki seda viimast ei tohi ma talle öelda, sest siis saab ta vihaseks või hakkab nutma ja läheb emale kaebama. Mis muide ei tähenda sugugi, et ma Kaisa ema kardaksin, kuigi tema on Kaisast veel palju pikem ja paksem. Nagu ma ei karda ka Kaisat ennast, sest suurem kasv ei tee teda minust veel tugevamaks. Sest näiteks kätekõverdusi jaksan mina teha 12, aga tema ainult 3. Nii et kolakat võinuks ma talle kõigest hoolimata anda, kui ta ainult batuudi pealt alla oleks tulnud. Ma võisin muidugi loota, et Kaisat sealsamas batuudil mingi hirmus õnnetus tabab, aga seda ju üksi hüpates naljalt ei juhtu. Ma võisin loota, et ta kuidagi valesti maandub ja oma jala välja väänab, või et tal patsid kaitsevõrgu külge kinni jäävad, või et naabrite suur ja tige lordi oma aiast välja pääseb ja batuudile hüppab ja Kaisat jalast pureb ja siis uuesti minema jookseb. Aga Kaisa jääks siis pikali batuudile ja see loobiks teda veel mõne korra üles-alla ja Kaisa kisaks, et ai, kullapärt, ole pai, too mulle kiisupildiga plaastrit, ma olen üleni verine. Aga mina plaastri toomisega ei kiirustaks, vaid küsiksin, et kas veel ütled, et pärdik-värdik kapsapea matemaatikat ei tea, ja tema ütleks, et ei, enam iial ei ütle. Ja siis ma tooksin talle selle plaastri, sest ma ei ole mingi loll, kes oma naabritüdruku batuudile surema jätab. Mõte, et midagi sellist võiks juhtuda, isegi rahustas mind natuke ja ma mõtlesin, et läheks õige ja laseks ise lordi meie aeda lahti, aga ma ei julgenud. Pealegi ei saanud ma kindel olla, et koer Kaisat ainult natuke jalast pureks ja siis oma aeda tagasi jookseks. Ta võib Kaisat hammustada ka käest või kõrvast või kõrist, mis on kõige õrnem koht ja mida lõvid alati ründavad, kui loodusfilmis tahavad antiloopi maha murda. Ja siis võib juhtuda, et lordi murrab Kaisa maha ja Kaisa ei saa minult enam kunagi andeks paluda ja plaastrist pole ka enam mingit kasu. Selline mõte juba natuke hirmutas mind ja ma proovisin selle kiiresti unustada. Ja kui see ei õnnestunud, siis püüdsin vähemalt meelde jätta, et ma sellest kunagi isale ei räägiks. Emale küll. Temale võin ma kõigest rääkida. Ta isegi küsib minult, kui ma kurjaks saan, et mismoodi ma ennast tunnen või millest ma mõtlen ja vaatab mulle veel otsa ja noogutab, nagu tal endal käiks see kõik samamoodi. Kui aga isa sellest kuuleks, teeks ta näo, nagu oleks ma lordi talle endale kallale ässitanud ja ütleks poiss, mida ta mulle muidu kunagi ütle, kuigi võiks, sest poiss ma ju olen. Aga isal olen ma poiss ainult siis, kui olen mingi pahandusega hakkama saanud ja kui mul, nagu ta ütleb, on keretäis soolas. Ma küll mõtlen, et see keretäis peaks juba hiiglama soolane olema, sest pahandusi juhtub mul kahjuks üsna tihti. Aga keretäie kätte andmiseni pole isa veel jõudnud. Ja et see niipea ka ei juhtuks, ajasin ma oma õelad mõtted peast välja. Vaevalt olin ma jõudnud seda teha, kui kolksatas trepikoja uks ja õue astusid Joosep ja Ragnar. Ragnar on Joosepi klassivend, kes mulle üldse ei meeldi,
sest ta arvab, et kõik temast väiksemad, nende hulgas ka mina, on tited. Et kui tema tuleb meie poole, võib ta minu ja Joosepi mängud kohemaid katkestada ja Joosepi endaga kaasa oma suurte asju ajama kutsuda. Nii oli see juhtunud ka täna ja seal nad nüüd seisid. Ning mul polnud lootuski, et Joosep minu kaitseks välja astub, ehkki mina tema päris vennana peaksin tal olema palju kallim kui Ragnar, kes on kõigest klassivend. Nii et kui Kaisa nüüd aina edasi keksis ja oma nõmedat laulukest kordas ning Ragnar selle peale muigas, nagu mõtleks, et näe, titte tuleb välja, et ta ei tea isegi matemaatikat, kuigi see kõik on vale, sest ma olen matemaatikas tugev ja lahtise peaga ja tunnen isegi murde. Ja kui siis Joosep meilt Kaisaga küsis, et hei pägad, kas tulete ka, me läheme ratastega jäätist ostma, aga tegi seda ka justkui muigamisi, justkui ei taipaks, millises hädas olen mina, ta kallis väikevend, siis ei suutnud ma enam vastu pidada ja purskasin nutma ja karjusin, et nad mõlemad on lollakad ja et ratastega jäätist pole olemas. Kaisaga oli krapsti batuudi pealt maas. Haaras kuuriseina äärest jalgratta ja kadus maja nurga taha tänavale poistele järele. Ma seisin hoovis batuudi kõrval murul ja olin kõige õnnetum inimene maailmas, kui ehk välja arvata need Aafrika lapsed, kellele süüa ei jätku. Ja onu Riho teiselt poolt tänavat, kes tahtis saada jalgpalluriks, aga läks sõtta ja jäi jalgadest ilma. Ma hõõrusin pisarad laiali, et kõik enam nii udune poleks. Ronisin redelit mööda batuudile ja võtsin kogu oma julguse kokku. Selline lugu siis.